Ameerika Ühendriikides tähistatakse vanavanemate päeva juba 45. korda, siis Eestis muutus see päev riiklikult tunnustatud tähtpäevaks alles aastal 2010. Ja seoses selle ülimalt toreda tähtpäevaga oleme tulnud siia Viljandisse külla vanaema Selmale, kes on eriti tragitegelane. Lähme vaatame, kuidas tal läheb. Tervist! Tere! Võiks ju eeldada, et nii kõrges eas daam liigub pigem rahulikus tempos ja graatsiliselt, kuid seda mitte Selma puhul. Tema lausa lendab trepiastmete kohal sellise tempoga, et see teeks kadedaks ka meie riigi esijooksja Rasmuse. Ärge võtke mulle vaikka maas, ei ole mina koristunut. Okei. Ma ei taha ise enam peeglisse ka vaadata ja keegi veel võtab. Ei, kõik on väga hästi. Aga on, näed, ega süüd küll vähe siia tuleb, näed, aga tuleks siia lükkaks mõne kortsugi sirgeks, aga ei lükka. Aga tead, see on väärikus, mis on aastatega kogunud. Ma tean, et daami käest tegelikult vanust ei ole viisakas küsida, aga ma ikkagi... Võib küll, jah, mina saan nüüd 29. detsembril saan 99. 99 eluaastat ja sa näed nii särtsakas välja. Nagu sa ise ütlesid, siis sa ei söö ennast nii-öelda nagu sa ütlesid, et ei söö surnuks, ei joo ennast surnuks, aga milliste tegevustega sa hoiad ennast nii vitaalsena? Noh, eks tuleb ikka liikuda. Mina olen ju eluaeg liikuv inimene olnud ja ma nüüd ka käisin päris ametliku inimeste juures võimlemas, kes õpetasid igasuguseid ja ma liigun nüüd ka ikkagi, ma jalutan ikka siin majade vahel ja ega siin on vahest, kui telekat vaatad, reklaam tuleb, see on nii tüütu, siis kõnnin siit toa ja köögi vahelt ikka teen endast liikumisest ja kõik need harjutused, mis kunagi on õpetatud, ikka tuli ära teha. Oma elu jooksul on Selma näinud lausa 7 rahareformi, kuid oma esimesi kokkupuuteid käibevahendite hankimisega, mis sulatuvad lausa esimese vabariigi aegadesse, mäletab ta sama selgelt, nagu see oleks olnud alles eile. Peale kooli lõpetamist läksime metsa istutama, sain 20 krooni. Ja 10 krooni oleks veel vaja saanud, siis ma oleks uue talvemantli valmis saanud osta. Aga tuli Vene valitsus ja emaga rabas omal ja ema ei jaganud ka ära, et raha minu käes oli ja kui tuli rahavahetus tuli, siis selle 20 krooni eest sain 2 Vene rubla ja sel ajal oli see kaldiline leivapäts, maksis 2 rubla. Juh, Heidi, vot siuksed ajad. 2/3 mantle rahast sain pätsi Vene turvast. Olles hinges ikka tõeline ema, vanaema ja seda lausa mitmes astmes, teab Selma, et kõige tähtsam on ikkagi perekond ja omavaheline kontakti säilitamine, sõltumata riigikorrast või aastaajast. Kas nad käivad sul tihti külas või? Jah, ikka käivad. No nüüd on ikka vähem, tööd on vähem, aga nüüd oleme meie käinud seal, aga viimasel ajal ma olen ikka natukene niru ja ma ei ole tahtnud näiteks rongiga sõita, aga kui lapsed autoga tulevad siia ja võtavad kaasa viivad, siis me käisime, alles nüüd ka käisime. Ja mul on nüüd oodatagi, ma saan vanaemaks varsti. Ja see võib iga päev juhtuda. Millised võib-olla need kõige eredamad mälestused sul selle 99 aasta jooksul on tekkinud seoses oma noortega ja oma lastelastega? No, eks ikkagi, kui nad on kasvanud ja koolid lõpetanud ja ega mul lastega ei ole päris eriti probleemi olnud. Nad on päris head lapsed olnud ja nad ükski ei hakanud suitsetama, ei ole nad viinavõtjad olnud. Vau. Vaata, ma tulingi nagu külakostiga ja tegelikult mul on kaasas selline asi, millega sa saad lastelastega või lastega paremini suhelda iga kell, kui sa tahad seda teha. See on selline kaamera, mille saab ära seadistada ja siis näiteks lastel on nutiseadmes programm ja kui sa tahad nendega rääkida, siis sa lihtsalt lehvitad kaamerasse ja siis nendele tuleb teada ja siis nemad saavad silma peal hoida, kuidas sul läheb. No mul tütrepoeg jagab neid asju väga hästi. Jagab, jah? SVIS-i turvakaamera paigaldamisega saab hakkama igaüks, ka kõige nutikaugem tegelane. Kogu protsess võtab aega vaid mõned minutid ja kui seade on karbist välja võetud, kusjuures just see niinimetatud unboxing ongi vast enim väljakutset pakkuvam tegevus kogu kaamera aktiveerimist sisaldava tegevuse juures, tuleb see ühendada Wi-Fi võrku ja SVIS-i äpi abiga saabki selle vahva abimehe kasutusele võtta.
mõned seadistused ja ongi võimalik hoida ennast kursis, kuidas läheb vanavanematel, lemmikloomadel või kas või kasutada seda seadeldist beebimonitorina. Me võime praegu korra selle ühe kaamera püsti panna ja nagu käima panna, siis ma näitan ära sulle ja siis teine kaamera tegelikult on täpselt samasugune. Selle sa võid anda siis neile, näiteks nüüd kui tütre poja saab nüüd isaks, siis näiteks nemad võivad selle kuskile püsti panna, selle kaamera, ja siis sa saad pilku peal hoida oma siis lapsel, kust sina nüüd oled oma elu jooksul vaata hästi palju näinud, sa oled mitut riigikorda näinud, sa oled mitut nii-öelda maailmakorda näinud, et millist tarkust sina jagaksid noortele? No ei oskaks öelda igatahes mitte niisugust, mis me 50 aastat läbi elasime, rohkemat ei oska, aga ikkagi tuleb mõelda põhjalikult läbi oma tööala, seda, mida sa tahad ja teed. Ja ükskõik millises riigis või kui sa elad ükskõik kus, kas meil või teises riigis, ikka oma tööga tuleb, nagu öelda, abielus olla. Ega kellegi teise peale loota ei saa. Aga mis sa meie valitsejatele võib-olla ütleksid siis ka mingisugused tarkused, et kuidas? No tarkus on ikka kokkulepet peab tegema ja kui keegi praegu lubab meile, et võt, peab nii olema ja nendel peab nii palju anda lastetoetusi, nii palju andma, siis konkreetselt peaks arvama, kuidas ja mismoodi me siis ikka selle raha saame. Ja võt see ühine niisugune, ole sa opositsioonis või ole sa valitsuses, need peaks kõik ikka oskama kokku leppida, kust ikkagi raha saab, sest kuskilt ta ikka tulema peab. Aitäh sulle selle tarkuse eest ja ma usun, et Selma on kindlasti väga-väga heaks eeskujuks mitte ainult temaealistele, vaid nagu ta juba isegi ütles, et lastelastele ja lastelastele.